Tere Palle autoringlusest siin. Ja seekordne video algab siis niimoodi, sellepärast, et ma käkkisin oma õige intro ära. Selle video peaosatäitja on Honda Civic UFO, rahvakeeles UFO. Ja nimetatud auto tuli Keilast Auto 24 kuulutuse peale. Müüjaks oli üks autopood, kes oli ta sissemaksuks ise saanud. Ja saatsin omapoolse pakkumise. Ma ostan väga harva autosid nii. Aga seekord otsustasin proovida. Vastati, et sisuliselt põhimõtteliselt nõus. Ja nii ma ära tõin. Tegu on siis väga ilusa kerega, avariivaba, roostevaba 210 sõitnud 2009 aasta Civicuga. Aga järgmised kaadrid tulevad siis juba ülevaatuspunkti juurest. Honda on siis 210 sõitnud ja Eesti ajalooga 2009 aasta oma. Siin on üks kole kleeps, ma panen sinna vist ilusama, seal on vana mobiilihoidik olnud. Ma olen jõudnud pildistamiseni, ehk siis kohe peaks minema pilti tegema. Aga täna on suve üks kuumimaid. Täna on väga kuum päev ja päike paistab lagi pähe. Minu arust on lauspäikse käes väga keeruline pildistada, et saada normaalseid pilte. Ehk siis lähme nüüd pildistamiseks kohta otsima, tavakoha peal täna teha ei saa. Või ma ootan, kui päike läheb pilve taha ja teen kiiresti ära, on teine variant. Aga pilvi ei ole ka eriti palju. Ühesõnaga, suvel on omad mured, päikse käes pildistamine on keeruline. Ja talvel on teised mured, siis on pime ja autod lähevad jäässe. Näiteks kui pesulast tulla, siis ei saa otse pildistama kindlasti minna. Aga ühesõnaga, lähme leiutame midagi. Auto on selles mõttes valmis, et saab edasi teha. Pildistamise koht. See on siin Kõrveküla ja Vasula vahel. Ja suht kaugel küll, aga ainus koht, kus päriselt ka ei ole päikest. Ja jah, selles mõttes veits nilbe on niimoodi tee ääres teha, aga pildid on tehtud ja ma arvan, et parim, mis täna on võimalik teha. Lähme edasi selles suhtes. Põhimõtteliselt ma lähengi kuulutust panema. Need paar tehnilist asja või nii-öelda paar pisiasja, millega tegelema peab. Sillare, kull ja kliima, nendega ma niikuinii kohe tegeleda ei saa. Et need jäävad järgmisse nädalasse. Piilume siis väljast ka korra autot. Siin ma väga pikalt ei soovi filmida, sest siin on liiklus. Aga nagu ma ütlesin, et super hea kerega. Mul on põhja alt ka paar pilti. Ja tõesti on. See mõttes ma üldiselt Civicuid ja üldse jaapanlasi selle koha pealt olen pigem kartnud. Ma ostan neid küll, aga ma vaatan alati hästi hoolega. Et neil on keredega on muresid paljudel, aga see on super hea eksemplar, ehk siis nagu ma juba olen öelnud. Tavai, liigume nüüd. Oli siis vaja teha kliimaremont, ma ostsingi selle auto kliimaveaga ja kliimaviga tähendas siis seda, et kliima ikkagi oli täitsa null, mitte midagi ei teinud. Aega läks palju, raha mitte nii palju, käisin 3 korda siis ühes töökojas. Esimest korda käisin kontrollimas, teine kord käisin tühjendamas, 3. kord käisin täitmas. Kliimapumba vahetasime oma jõududega. Aga sellega on nüüd klaar. Siis ülevaatus möödus sisuliselt ilma tõrgeteta. Tagumine udutule pirn põles valel pool, ehk siis ma tõstsin sealt sinna pirni ümber. Millegi pärast on see keskmine paneel Briti oma siia pandud. Ma ei tea miks. Võib-olla oli vana mingi kriimusand või katki või mis iganes. Ehk siis ülevaatus, kliimaremont, välipesu, velgi pesin hästi hoolega, väljad said tehtud selle mingisuguse spetsiaalainega ja õige harjaga. Salongi pole olnud vaja teha üldse ja väljast siis tavaline välipesu.
Selle auto eest ma maksin tegelikult suht turuhinda, ma maksin selgelt rohkem sellest, mis ma tavaliselt selliste eest maksaks. Ja müügihinnaks on tal 3300 eurot ja tegelikult esimene inimene on käinud juba vaatamas ka ja tuleb täna teist korda veel. Aga kuidagi tundus, et see on mõistlik otsus just selle kere ja põhjaaluse pärast. Et see on niivõrd heas seisus, et ma mõtlesin, et ma proovin praegusel kahtlasel ajal siis ühte asja nagu täitsa turuhinnaga ka müüa. Ma ütleks isegi, et ta on isegi üle turu keskmise on see hind. Aga inimestele meeldib väga see, kui avarii ajalugu on puhas ja kerel ei ole roostet ja siin täpselt see on. Ja selle najalt tegelikult ongi juba üks on käinud juba vaatamas, auto on paar päeva müügis olnud ja täna enda tutvusringkonnast ka üks inimene ütles, et ta on huvitatud, et tahaks ka nii-öelda võtta proovimiseks. Et ma ei kahtle üldse selles, et ma saan ta suht kiirelt müüdud. Et siin jah, mõttekoht, et võib-olla äkki ei olegi praegusel hetkel halb mõte teinekord veits üle maksta, kui ma ise selle eest saan ka rohkem küsida. Aga ma näitan ühe laheda asja, mis on Civicutel. Seda võib-olla paljud ei tea. Ta on üldse selline futuristliku disainiga ja oma ajastu kohta nagu väga lahe. See ei ole otseselt see, mida ma näidata tahtsin, et lingid siin on. Aga iste tõuseb niimoodi ülesse. No, siin on mul üks varuosa arve all. Ja siia tekib meeletu ruum. Siin saab sõidutada kas suurt koera, suuri kaste või, ma ei tea, pesumasinat. Sellise suhteliselt ikkagi väikse auto kohta või keskmise suurusega auto kohta selline suur ala. Ja pagasiruum topelt põhjaga ka jälle, kui ei taha kasutada seda süvendit siin, siis saad panna eraldi laeka sinna alla tekitada nii-öelda. Niimoodi. Nüüd on silepagasipõrand ja tahad, ma ei tea, jällegi pesumasinat siia panna või refitorni või mida iganes, siis saab nii teha. Et taaskord väga leidlik lahendus minu arust. Refid on ka väga korralikud. Siis käima läheb ta niimoodi, et võti oma kohale ja nupust. Ja video pealt ma kliima toimimist näidata ei saa, aga vast piisab sellest, ma ütlen, et ta toimib. Nii, armatuur paistab seal, ainult turvavöö tuli, see kustub kohe ära, kui ma vöö peale panen. Muid asju seal ei näita, muidu on ka selline lahedalt futuristlik armatuur. Tegelikult on nagu jumala äge auto minu arust. Mis ma Civicu kohta veel oskan öelda, kiidan natukene ka, et ega ma eks ikka enda autosid kiidada, plusse otsid nende kohta, aga Civicul on siiski midagi, mida ütleme Focusile Meganil ei ole, näiteks C4 ka mitte. Et nii-öelda dünaamika pool, ehk siis kütuse kulu suhe sellesse, mis sa vastu saad, on väga hea. Taga on hea sõita, ta on suhteliselt särtsakas, loomulikult ta ei ole mingi 3 diisliga, turbodiisliga võrreldav, aga 1.8 vabalt hingava bensuka kohta on ta pigem selline särtsakas, ta ei ole uimane ja kütuse kulu. Minul on ees 8, aga see on niisugune linn ja kohapeal seismine ja nii edasi ja nii edasi. Et ütleme nii, et ta võtab vähem kütust kui 1.4 Megane või Peugeot või Focus, aga samal ajal on kiirem. Et ma arvan, et maantee on mingi 5, ja keskmine on äkki mingi 6 või 7 alla kuhugi. Et selle eest saab päris palju vastu. Sa saad nagu mugava auto, siin on nagu hea olla. Ja ta on selline konkreetse juhitavusega, hea juhitavusega, nagu ta on hea sõita. Et ühesõnaga niisuguse odava hinnaklassi kohta täitsa üllatav. Ma ei ütle, et need teised loetletud autod on halvad, aga nad käituvad nii-öelda erinevalt. Nad on võib-olla veidi vedelamad, veidi pehmemad, veidi uimasemad. Et see osa on nagu väga, väga lahe. Aga see episood tulebki selline lühike selles suhtes, et praegu järgmisse episoodi jääb ainult see Civic ja kuna vahepeal 2 autot on müüdud ja muidu läheb lihtsalt liiga palju nädalaid mööda, siis mul on vaja vahepeal vahekokkuvõtte ära teha, muidu vastasel juhul ma otsin lolliks ennast, kui ma hakkan otsima neid täpseid kulusid, mis kulus. Et praegu veel on enam-vähem asjad meeles.
ja ühesõnaga jätkame siis järgmises episoodis. See on number 8, järgmine number 9. Et paneme edasi ja varsti siis hakkame BMW-d ostma. Ja praegu on sobiv hetk teha ära ka matemaatika ehk siis arvutused müüdud autode osas. Eelmises osas oli siis Opel Astra ja Ford Focus, 2 autot, mis läksid müüki. Praeguseks on mõlemad müüdud. Hakkame siis pihta kronoloogilises järjekorras. Et Astra läks enne ära. Astraga oli vahel peab olema mõni auto, millega joppab. Sellega joppas nii ostul kui ka müügil. Ja joppas ka sellega, et seal oli imevähe teha. Ma isegi peast ei mäleta, ma vaatan kulupooled üle, aga suht kosmeetilised protseduurid ainult müügi jaoks ja proovisõit ja väike veermiku kontroll ja ma ei mäleta, mida ma seal tegin, aga ühtegi suurt tööd ei olnud vaja teha. Ja ostja tuli ka suhteliselt kiiresti ja sai väga hea kauba, ei ole mingeid muresid ega pretensioone olnud. Ehk siis Astra numbrid tulevad siia ekraani peale nüüd. Ja siis Focus. Focuse kohta ei saa öelda, et teha ei olnud midagi. Focusega oli väga palju teha. Focus oli siukene 20 töötunni projekt jälle. Aga ta tuli odavalt kätte. Tema ostuhind oli 250 €. Sellepärast, et ma ostsin ta rikkaga. Ja seal oli ühesõnaga tegemist rohkem ja Focuse kokkuvõte siis kulud ja kõik muu tuleb siia. Ja siis vahearvestus on siis varasem jääk pluss Astra kasum pluss Focuse kasum ja see number tuleb siia. Selline on siis vaba raha seis hetkel ja sellest tegelikult siis läheb maha Civicu ostu raha, aga nagu reegel on, siis see tuleb järgmises osas. Siis kui Honda on müüdud, siis saab selgeks, palju ta maksis ja palju ka ta ära osteti. Ja lõpetame selle episoodi siin samas, kus see episood algas, ehk siis Kõrveküla järves 20. augustil ja peatselt juba osa number 9 ja panen siia lõppu ka väikese klipi, et mida on järgmises osas oodata. Ja loomulikult olen väga tänulik, kui viitsid vajutada video alt like'i ja tellida kanalit, ehk siis vajutada subscribe'i. Nagu varasemalt korduvalt olen öelnud, see annab hoogu juurde. Praeguseks minu poolt tšau ja kohtume varsti jälle. Autoringluse väljakutse 9. osa algab öösel kell 2 Pärnust. Ja võtsin just peale Mazda 3.